põhimõtteliselt on nagu kaks varianti, kui me täiesti jämedalt võtta. Üks on see, et no ma ei tea, kui hea näide see on, aga ütleme, et sul on vaja kuningakotta lihtsalt. Kuningas on nii rikas ja hea, tore vend, eks ju. Seal on mingid teatud reeglid seal kuningakojas, sa saad kuningakotta, siis seal kuningakojas on küllus ja kõigile jätkub kõik ja tore ja pidu ja pillerkaar ja ka intriigid, aga kõik see on hoopis kuninglikkus sellise armastuse staadiumis, eks ju, seisundis, teadvuses. Samamoodi aga Jumalaga, et Jumal nagu nii läbib kõike, peab aru saama nagu sellest tite A ja O, et inimene mitte midagi kunagi pole loonud, mida ma olen rääkinud ka vist 750 korda. Et keha funktsioonid, isegi seedimine, toit läheb sisse, sa ei tea ju, kes seal seda toitu jaatab, eks ju. Ajurvedas ütleb 6 sorti agniid, eks ju, tule peenaspekti, mis siis töötlevad selle toidu siis kõikidele kehatasanditele, kuni siis mõistuseni ja peenkeha psüühika tasandini. Hull mehhanism, et see on umbes sama, et see on see suur maja, et kõik teavad, et keegi ehitas, aga loodus on veel keerulisem süsteem. Samasugune loogika on see, et seal taga on siis, kuidas öelda, seadused, kõrgem teadus, algne isiksus, et see ei ole selline juhuslikult moodustunud mehaaniline lüpsimasin, nagu inimene arvab, et lüps on siis seda loodust. Mitte ainult loodust ja teisi elusodad ka, et kõik peavad mind teenima siis ahankara läbi see vale ego, see illusioon siin maailmas. Ongi siis esimene variant, et kas teed koostööd, teadvustad seda ja koged tänulikkust ja alandlikkust ja tunned, kuidas loodus ja loodusseadused ja Jumal ja sinu teadus jõuab lähemale siis oma hingele ja ülihingele ja algsetele igavestele seadustele ja oledki partisoonis nagu loomulikus oma algses seisundis, kus sa teadvustad, eks ju, et iga elemendi energia taga on, eks ju, mingi jõud, mingi vitaalsus, teadus ja siis saad aru, et Jumal, et aitäh, et minu keha funktsioonid ja kõik, mis ma saan ja võtan iga päev, et see ka kuskilt tuleb, et keegi on seal taga ju. Läbi siis tänulikkuse alandlikkuse saad siis kuningakotta, isegi siin ja praegu, ongi moksa sanskriti keeles, sa oledki vabanenud nagu. Sa saad aru, et midagi ei kuulu minule ja kõik, mis mul on, parem on rakendada seal kuningaas teiste, kõikide elusolendite kõige kõrgema teenimiseks. Ja niimoodi sa saad tegelikult ligipääsu, juba nagu teadvustanud ligipääsu sellistele rikkustele, mida su tegelikult keha ja teadus kunagi suudaks ise arkunnida, isegi siin materiaalses maailmas. Siis teine variant on see, et oled karmatsüklis, sellises õppekoolis, õppekutsekoolis, kus käid erinevad kehasi läbi, erinevad kogemusi, erinevad samastamisi, erinevad minu mantra vorme, kus sa nagu üritad ennast sisse seada kogu aeg, saad nagu petta, nii kaua närid seda nätsu. Ikka proovid nagu närida, ise ma praen ka, aga maitset ei ole enam, sa ei saa enam maitset, sa saad aru, et see on nagu illusoorne, ajutine, et sa kunagi ei suuda kontrolli alla saada mitte midagi, vikatimees ikka tuleb, eks ju, kõik läheb korstnast välja. Ja siis hakkad otsima alternatiivi, ja siis ongi see teine alternatiiv ongi see, et teha alandlikku ja tänulikku koostööd, eks ju, kõikide ja kõigega ja omaga see püüdmatu pühendunud teenimine. Nii igavalt, kui see ka võib-olla ei kostu nagu, et huvitavamalt võib-olla kõlaks, et kõik imetlevad mind, ma olen nii ilus, ma olen elus nii palju ära teinud, kõik tahavad pai, läbi interneti või läbi vara või läbi ilu või läbi tarkuste või läbi kuulsuse või läbi mingid askeeside, eks ju, et ma olen joogi, müstik, läbi selle korjad seda oma seda, aga see ei lahenda või seda probleemi või rahulda seda hinge. Hing on antimateriaalne, atma, eks ju, dživa atma. Tema, kuna ta teisest materjalist, siis sa võid ennast petta, aga tema tahab ainult puhast tingimusteta armastuse energiat, mida pakub siis see, kes kõike alal hoiab ja kõike läbib. Siis kõige kõrgem. Nii et valik on sinu ja valik on minu. 2 varianti, Viktori.